Tere tulemast, armas Noorteakna podcasti kuulaja, kuulama selle hooaja teist episoodi. Praegu on siis oktoobrikuu teine episood ning meie teemaks on vaimne tervis ja minuga on täna siin stuudios meil külas Laura Külanurm. Soovid sa endast natuke rääkida, et kes sa oled, kust sa tuled, millega sa tegeled? Tere, ma olen Laura, ma olen 17-aastane Tartu tüdruk. Hetkel ma õpin siis Treffneris 10. klassis ja reaalsuunas. Miks ma siis endiselt olen 17 ja õpin alles 10. klassis on põhjus selles, et ma käisin vahetusaasta Flex-programmiga USA-s. Ja ma üldiselt ütleksin enda kasutuseks võib-olla, et ma olen väga rõõmsameelne ja tegus. Nii, põhimõtteliselt täna me tulimegi siis siia rääkima sellest tegususest ja võib-olla kuidas see võib natuke vaimset tervist mõjutada, on ju. Ja ma küsikski kohe siis alguses, et kui me läheme nagu kõige algusesse tagasi, kui sa olid veel väike tüdruk, siis kuidas see sinu, ma ei tea, aktiivse noore kuidagi teekond algas, et mis sind motiveeris ja kus sa leidsid seda inspiratsiooni, et üldse nagu hakata tegema? Kui täiesti lapsepõlve tagasi minna, siis ma olen esimene tüdruk, ainus tüdruk ja ma olen alati hästi uudishimulik. Ma teadsin kõike, ma küsisin kõike, ma olin ilmselt see tüütu laps, kellel oli 501 küsimust tunni jooksul. Ja sealt ilmselt saigi see huvi ja kõik maailma vastu nii-öelda alguse, et ma olen alati üritasid seletada ja kõike. Ja kindlasti ma ütleks, et võib-olla mu päris nii-öelda aktiivse noore teekond sai alguse, kui ma 6-7-aastaselt hakkasin käima sellises organisatsioonis nagu Kodutütred. Et osa sellest Kodutütre organisatsioonist olen ma endiselt, mis on siis nüüdseks juba üle 10 aasta. Ja tõesti, see on loomale väga palju võimalusi. See on hästi põnev. Nagu, kes sind inspireeris üldse minema ja nagu liituma Kodutütretega? Ma arvan samamoodi, et see tuleb nii-öelda perekonnast kaasa. Mu vanem oli kunagi Kodutütrede rühma vanem, samal ajal oli mu täditütar Kodutütar ja kuidagi see läks hästi loomulikult, et kõik lapsed meie nii-öelda perest või suguvusest hakkavad järjest sinna poole minema. Samamoodi mul on ka väike vend, kes on tänaseks päevaks noorvõtkas. Et kuidagi, selline ja mul alati nagu meeldib asju teha ja asju näha ja ilmselt see juba 7 aastat oli mu enda soov nendega liituda. See on hästi tore, kui nagu väga paljud inimesed, kes mina tean, kes on ka nagu, ma ei tea, mingi skautluses, iganes on ju, nendel on ka tulnud kuidagi perest see. Nagu ma olen ise mõelnud ka nagu, ma ei tea, Kodutütredega liitumise peale, aga lihtsalt nagu mul ei ole ühtegi otseselt nagu sugulast või lähedast, kes tegeleks sellega. Ja mul ongi tunne, et see kuidagi sugulaste ja perekonna kaudu tulek hästi nagu motiveerib inimesi, mis on hästi tore. Jaa, kindlasti. Ja nagu see ongi see, kui su isa ja ema või nagu vana ema keegi on, siis kuidagi nagu see tuleb lihtsalt kaasa, see on hästi tore. Küsiks ma siis kohe siit edasi seda, et kui palju sul nagu üldse vaba aega tegelikult on sellise asja kõrvalt? Et kas see võtab nagu väga palju aega su nädalast või nagu milline üldse su nädal välja näeb? No ütleks niimoodi, et kuna ma olen Kodutütar Jõgeva ringkonnas, mitte Tartumaal, siis meil ei toimu iganädalaseid kohtumisi. Seega ma käin laagrites siis, kui mina soovin, kui ma soovin osaleda ja ma teen nädalavahetuselt. Seega see võib-olla ei mõjuta mu elu nii palju, kuigi varasematel aastatel mul on seal ma olen teinud 1 aasta jooksul, vist mu rekord oli kas 700 või 800 tundi, kus ma osalesin erinevates tegevustes. Aga üldiselt mu nädal, ma käin koolis, täiskohaga õpilane, ma olen alati väga palju õppinud, seega õppimine võtab väga suure osa mu elust. Hetkel mu päevaplaan on üpris lihtne, kuna arvestades ma just tulin Ameerikast tagasi, siis paljud tegevused, millega ma varasemalt tegelesin, ma ei ole neid veel nii-öelda tagasi võtnud, et mul jääks natukene aega gümnaasiumisse sisse elada. Aga suvel käisin igal pool tööl ja samamoodi sõitsin veelauda väga kõvasti. Ehk siis nägin mu päevad välja väga lihtsad. Ma töötasin veelaua keskuses ja ma sõitsin veelauda, käisin veelaua trennis. Talvel ma ütleks, et on võib-olla kõige kiirem aeg, kuna varasemalt aastal ongi olnud just see, et on kool ja lisaks ma sõidan ka, või ma olen suusataja, mäesuusataja ja nädalavahetuseti ma käisin siis nii-öelda trennis, pluss nii-öelda peale trenni õpetasin nooremaid ja kõiki soovijaid suusatama, ehk siis ma olen ka suusainstruktor. Aga
hetkel võib-olla ongi nii-öelda kool, ma käin jõusaalis ja mis siis kõik veel vaja teha on, et vahepeal käin tööl lisaks nädalavahetuseti ja hästi palju selliseid sotsiaalseid üritusi ja kohtumisi ja asju arvestades, noh, et inimesed ei ole kaua aega näinud ja tahavadki nii-öelda jälle kokku saada. Mega äge. Ma ei tea, tundubki praegu mulle, et sul on selline nagu lihtsam periood, kus sa saadki nagu lihtsalt nagu nautida jälle seda ja nagu kasvada sisse sellesse perioodi. Kuna nagu, ma ei tea, ma ise üritan ka enda jaoks vaata seda aega võtta, et ma saan nagu kuidagi sisse elada. Ma saan aru, sul on see vaata raskem, sellest tuli nagu USA-st. Ja siis sa peadki nagu päriselt seda kodumaa elu hakkama elama. Ja mis selles osariigis sa olid muidu selles osas? Mina käisin Kansases, mis on küll täiesti keskel ja selline, et alguses peaaegu pidin kaardi pealt jälgi vaatama, et kus see nüüd siis täpselt asub. Aga ma ütleks, et mu kogemus oli tõesti väga imeline sõltumata osariigist. Et Kansas just on palju turvalisem kindlasti, mis oli väga meeldiv. Seega jaa. Mega äge. Meil on tegelikult järgmine teema, kuhu ma just vaatasin. Ka nagu ütles mingi välismaa võimaluste kohta. Ja siis ma mõtlesin, et see sobiks perfektselt ka sinna rääkima, kuna nagu sul on ka just see kogemus, kuna sa just tulid sealt. Ma lugesin mingit artiklit, mida sa olid kunagi kirjutanud, see oli vist mingi 9. klassi lõpus kunagi. See oli Teeviidas. Jaa, ma olin kunagi Teeviidas vabatahtlik. Ma just tulin ära, ma olin nagu see eelmine aasta, mis oli just. Ja ma olin nii-öelda aastani, kui ma Ameerikasse läksin ja nüüd ma nagu natukene üritangi selgitada, mida ma siis täpselt teha tahan või mis siis on nagu mu hetkene suurem huvi. Jaa. Aga põhimõtteliselt Teeviida artiklist mina lugesin, et kodutütardes sa tegid mingit projekti või midagi sügest. Kas sa tahad meile sellest natuke rääkida? Ma arvan, et sa pead nüüd silmas neid 2 laagrit, mis ma teinud olen. Ma ei tea, kas sellel, kui ma selle artikli kirjutasin, ma olin juba 2 teinud. Aga põhimõtteliselt ma olen kirjutanud siis 2 NOT-projekti, mis on siis noorte omaalgatuslik projekt. Kus esimene laager, mida ma tegin, oli rahatarkuse teemaline. Ja samamoodi viisingi läbi selle siis meie enda rühma kodututele ja noortele õpilastele. Ja võis olla eelmine suvi, kui ma tegin laagriga vaimse tervise teemal. Et ja, kuna ma olen ise alati hästi palju kodutütares olnud ja käinud ja laagrites käinud, siis ikka tekkis soov ise teha ja hästi teha ja proovida. Ma ei tea, nagu, mis siin üldse kõnetas sügest nagu vaimse tervise teemalist laagrit korraldama, et kuidas see vaimne tervis sind puudutab? No ma arvan, mõlema minu laagri puhul see nii-öelda teemad tekkisid sellest, ma üritasin mõelda, mida teistel võiks vaja minna ja mida ise oleks ka nii-öelda huvitav kokku panna. Et nii rahatarkus kui vaimne tervis, siis mulle tundusid just sellel sihtgrupil võiks olla väga kasuks. Ja mul on alati endal ka natuke huvi olnud. Või ma ütleks, et mul on huvi väga palju teemade vastu. Seega, jah, kuidagi sealt see tekkis. Aga ise ma võib-olla otseselt vaimse tervisega nii palju ei puutu igapäevaselt kokku, aga pigem ongi, tuli mulle nii-öelda inimeste teadus või kuidas õigesti öelda, kõik see psühholoogia ja arstiteadus väga huvi pakub ja kuidas üldse inimene töötab, siis kindlasti sealt kõlab see vaimse tervise teema läbi. Ja eks ka igapäevaelus, et kui ongi palju õppida või palju teha, siis kuidas ikkagi hakkama saada ja ma arvan, et ma olen endaga teinud väga palju tööd, et nii-öelda mõtestada seda lahti ja saada aru, kuidas mina enda vaimset tervist suudan hoida. Täpselt. See on ka hea koht, kus sa saad nagu inimestega jagada siis seda. Kuna ma ise arvan seda, et kui nagu ma saan aru, inimene on õppinud professionaalselt, on ju mingi psühholoogitust, ta oskabki nagu kuidagi seda nagu teaduslikult hästi jutustada lahti ja kuidagi aidata, aga ma arvan, et inimeste jaoks kõige rohkem nagu abiks on just see, kui inimene on kogenud midagi väga sarnast sinuga ja siis sa nagu kuidagi oskad läbi teise kogemuse ennast aidata. Kui ma mõtlen siin tagasi nendele oma kõige kiirematele perioodile, siis mul alati kuidagi tuleb meelde jalutamine, mis minu jaoks oli tõesti, mu vanemad vahepeal tõesti arvas, et ma olen peast natuke hull. Kui ma teatasin kell 10 õhtul, et ma nüüd lähen ja jalutan, sest oligi kõike nii palju ja jalutamine oli kuidagi alati minu jaoks see, et ma sain minna jalutada, kõrvaklapid pähe panna, muusikat kuulata ja täiesti omi mõtteid kuulda. Keegi küsiks, mis laulu kuulasin, ma ilmselt ei tea. Aga see oli kuidagi täpselt hästi nagu see, et ma arvan, ma saan iseendaga päris hästi läbi ja ma alati üritan oma mõtteid ja emotsioone lahti mõtestada.
et see kuidagi nagu aitab kaasa. Ma tahaks väga öelda, et mulle meeldib mediteerida ja ma tahaks väga ühel päeval mediteerida, aga ma arvan, et hetkel minu nii-öelda mediteerimine ongi see jalutamine just sellepärast, et võib-olla ma olen natukene liiga kannatamatu ja liiga energiline, et päriselt maha istuda seda teha. Seepärast jalutamine ongi just see, ma mõtlen see, hea küll, et ma saan nagu rohkem samme, viin värskes õhus, nagu see on mu tervisele kasulik ja see on mu vaimsele tervisele kasulik. Et ja tihtipeale ma just jalutangi sellepärast üksinda. Ja, ma ei tea, mul oli eelmine aasta või selle aasta alguses ka, mul oli hästi kiire periood, siis ma käisin oma sõbrannaga jalutamas ja mingil määral see oli minul nagu teraapia, sest et ma sain temaga rääkida nagu ma mõtted lahti, kuna mul on vahepeal see, et ma lihtsalt mõtlen nii palju. Ma lihtsalt lõpuks vaja need mõtted kõik nagu välja rääkida, kuna mu aju on lihtsalt nagu mingi kompott. Aga nagu viimasel ajal ma olen hakanud nagu harrastama seda, et ma nagu lähen jõusaali ja see on siuke koht nagu praegu talvel on külm ka, mitte talv, sügis on ju tuul, külm on, nii et nagu ma ei käi jalutamas nii palju, ma käin näiteks rattaga sõitmas, aga kui ma lähen jõusaali, ma olen samamoodi, ma olen soojas kohas, ma teen trenni ja mul on klapid peas ja ma mõtlen nagu oma elu peale ja kuidagi ma läbi selle füüsilise aktiivsuse nagu liigutan endast ja nagu lihtsalt, kuidas ma ütlen seda, lasen selle stressi ja need halvad mõtted ja kõik need lihtsalt endast välja, mis on nagu perfektne viis minu arust. Jaa, täpselt. Et ma väga nõustun sellega, et trenn on alati kuidagi natuke nii-öelda vaimne pool väsinud, siis väsitad seda füüsilist ja nagu aitab kaasa. Aga ja ma võib-olla olen alati, ma tean, et ma olen väga ekstravertne ja kõik mu lähedased ja mu sõbrad teavad seda ka väga hästi, sest nemad on kindlasti need inimesed, kes on mind tunde ja tunde kuulanud, kus mul enam-vähem vestluse lõpust aeg meelde, et aga kuidas sinul läheb? Et tõesti, kui mul on väga rasked perioodid olnud, siis on selliseid asju ette tulnud. On muidugi proovin ennast parandada, aga ma arvan samuti, et ma olen ka ekstrovert nii-öelda enda ajus või enda sees, et ilmselt miks ma nii-öelda hästi palju nagu iseendaga neid mõtteid läbi mõlgutan. Ma ilmselt olen olnud terve elu selline ülemõtleja, mis küll öeldakse, et on hästi halb, hästi jõudne, aga mingi hetkel ma sain aru, et ma saan selle enda kasuks pöörata. Ehk siis ma üritasin nii-öelda neid mõtteid ja kõike seda, mis ma siin nii-öelda läbi ketrasin oma ajust, enne kui mingi tahtlusüritus juhtus, pöörata positiivseks. Et kui ma nüüd reaalselt mõtleme, mis on siis see kõige hullem asi, mis saab juhtuda? No hea küll, 4 nendest asjadest, mis ma välja mõtlesin, et kõige hullemad ei saa juhtuda. Ülejäänutel juhtudel, kui need juhtuvad, siis tegelikult vahet ei ole. Et see kuidagi hästi aitas ja vähendas nagu seda hirmu nagu väga paljude asjades. Ma täiega nõustun kõigega, mida sa räägid, see on nagu ma tunnen, et ma olen kogenud ka neid. Just nagu see, kui ma mõtlen, mul on alati see mõte, et mis on kõige hullem, mis võib juhtuda. Ma mõtlengi välja nagu kõige katastroofilisemad asjad, siis ma nagu, need ei juhtu. Ja kui midagi juhtub, siis ma lihtsalt nagu saan sellega seal olukorras hakkama, miks ma muretsen selle vees praegu, nagu see ei aita mind mitte kuidagi. Ja nagu, no tihtipeale see ei leevenda mu stressi, ma ikkagi nagu, ma tunnen seda stressi enda sees, ma isegi võib-olla ei mõtle neid mõtteid, aga ma tunnen seda enda sees. Ja nagu, siis mul ongi vaja seda füüsilist aktiivsust, et saada nagu see stress enda seest välja. Nii et nagu, kuidagi, ma ei tea, füüsiline vaimne tervis on nii käsikäes. Ja nagu ma olen viimasel ajal nii palju hakanud kogenema seda, sest et lihtsalt ma vajan seda liikumist. Ja nagu just võib-olla jooksmine ja süke asi ka nagu natukene süke, natukene suurema koormusega, süke nagu füüsiline liikumine. Kui ma teen jõutrennis, siis see on üks asi, aga kui ma nagu päriselt jooksin endast võhma välja, siis see on nagu see, et ma olen nagu, võib-olla see nagu lõpuks, ma ei tunne ennast selles hetkes nii hästi, kui ma olen nagu mingi hingeldan, on ju, aga pärast see on nagu kuidagi mingi, see on võib-olla see eneseületusmoment vahel. Ja see saavutustunne, nüüd ma tegin hästi. Täpselt. Mis sa arvad, et mis on nagu siukse aktiivse elu, kus sa nagu, ma ei tea, käidki tööl, teed projekte, elad oma elu nagu to the fullest, on ju. Mis sa arvad, mis on selle head ja halvad küljed? Kuna nagu, halvad küljed ongi see, et sa võid võtta ära väsida ja värki, aga mis võiks olla need head küljed? No, ma arvan, head küljed on kindlasti see, et inimesena arened väga palju ja minu enda puhul kõik need asjad, mida ma teen, tunnen, et need kuidagi annavad mulle sellist nagu, need täidavad mu emotsioone või need teevad mind rõõmsamaks ja need nagu, kõik need asjad on kuidagi minu jaoks olulised.
ehk siis, kui sa teed olulises palkas midagi ära, jällegi saavutustunne ja ma arvan, et mul on alati olnud ka see väga suur janu midagi saavutada ja milleski edukas olla. Aga jah, kuidagi see ongi nagu hästi hea külg ja hästi palju uusi tutvusi. Ja mulle alati hästi meeldib see, et ükskõik millist seltskonda ma lähen, mul on ilmselt piisavalt lai ampluaa, et tavaliselt ma suudan leida mingi teema, millest rääkida või mingit ühist kogemust, millest jagada. Et see on ka kindlasti nagu hästi võhva. Ja, see on alati pluss külg. Aga mida sa tooksid näitena näiteks halvast küljest või nagu igast halvast asjast saab ka õppida selles mõttes, aga mida sa välja tõoks? No üldiselt võib-olla šükene natukene halvem külg selles osas, kui tegelikult väga paljude asjadega on, sa ei ole mitte milleski väga hea. Sa oled väga paljudes asjades hea, aga ilmselt selleks, et jõuda tippu ühel alal, siis selleks peaks keskenduma sellele ühel alal nii palju, et sinna kõrvale jää väga palju muid tegemisi. Kellele kuidas mulle hetkel sobib olla mitmel alal hea, mitte milleski väga hea. Aga see on jah natukene selline nii ja naa. Võib-olla halvad küljed, nagu sa siin mainisid, kindlasti see äraväsimine ja ma vahest tunnen ennast ka natukene kuidagi see, et näiteks sõbrad, mis sellised ongi, kui mul on kiirem periood ja küsivad, et lähme või teeme, enam-vähem mul on 2 nädala pärast aega. Ma tunnen ennast halvasti, sest nemad tahaksid ka mind näha või minuga aega veeta ja mina samuti, aga vahest ongi nagu see, et ma pean mingit asjad ära ütlema just sellepärast, et mul on midagi teist käsil. Sul on nagu eesmärgid ja nagu mingi muu asi lihtsalt sihil, mis nagu võtab su aja ära. Ja ma nagu tegelikult tunnen ise ennast suht samamoodi, kuna nagu minu viis sellega nagu diilimiseks on see, et ma kuidagi seon oma sõbrad nende asjadega, mida mina teen. Näiteks kui on mingi projekt, siis ma kuidagi kaasan nad kas sinna tiimi või nagu korraldusse või siis lihtsalt nagu kuidagi, et nad oleks seal olemas, kuna muidu on see, et ma tegelengi selle projektiga ja ma ei unusta oma sõpru ära, aga ma unustan ära, et mul on vaja ka aega, et nendega suhelda kuidagi. Ja nagu lihtsalt on vaja leida see kuidagi tasakaal ja see on olnud raske, aga see on hea. Kuigi vahepeal ma olen mõelnud seda, et aasta alguses ainukesed inimesed, kellega ma suhtlesin olidki nagu need, kellega ma projekte tegin. Nagu mul ei olnud mingit, nagu mul oli sotsiaalne elu, need olidki need projektid. Ma käisin iga päev koosolekutel ja mis iganes asjadel. Aga võib-olla koolis suhtlen inimestega, aga mujal see on nii veider. Aga nagu ma ütleks, et see on päris äge. Jaa, ma saaks, võib-olla see on see koht, kus palju inimest, ma ei tea, kas tahab kuulda sellest lausest, nagu mina olen väga tänulik sotsiaalmeediale, kuna just selles perspektiivist, et mul on sõpru üle Eesti ja nüüdseks on mul sõpru ka nii-öelda üle maailma, kus ma tean, et ma ei saa nende kõikidega korraga koos olla või neid kõiki pidevalt näha ja ma tõesti hindan väga seda võimalust, et mul on võimalik igapäevaselt midagi nii-öelda kontakti hoida. Kas või see, et me saadame üksteisele vahepeal mingi snapi või ma ei tea, saadame pildi või kirjutame, helistame, et nagu see kuidagi nagu hästi hoiab neid sõprussuhteid. Aga võib-olla ka see näide, kuidas projektidesse kaasamine, kuna ma olengi mitu suve järjest, 3. suve äkki töötasin nüüd, Põltsimaa töötanud Veelova keskuses, siis ma alati tundsin, et mu parim sõbranna jääb minust nii kaugele, kuna ta jääb Tartus. Seega selleks suveks ma kutsusin ta endaga koos sinna tööle ja kohe nagu hoopis teistmoodi, et ma alati ka üritan kaasata, aga tihtipeale ongi see, et mu sõbrad ongi tekkinud tänu nendele projektidele ja kõikidele nii-öelda hobide ja asjadele, millega ma tegelen. Ehk siis nad nagu nii-öelda on kaasatud natukene nagu nii. Lihtsalt sõltubki kes, kus ja millal. Tegelikult selle projektide ja nagu huvide läbi just nagu sõprade leidmine. Just ongi nagu mingi spetsiifiline koht. See ongi hea minu arust. Sest et sa mingil määral sa ei lähe lihtsalt nagu inimesi otsima vaata, vaid need inimesed nagu tulevad sinu juurde kuidagi läbi nende projektide ja kogemuste ja asjade ja teil on juba midagi ühist, sest oled nagu midagi koos teinud ja midagi nagu saavutanud võib-olla ja see on minu meelest nii äge, kuna nagu see ühine kogemuse kuidagi jagamine ongi hästi tähtis minu arust. Jaa, kindlasti, kui ma mõtlen ka enda sõprade peale, siis enamus nendest on tekkinud kas läbi kodutütarde, läbi mõne spordi, mida ma olen elus teinud.
nüüdseks ka läbi nii-öelda uue kooliklassi, kõikjalt sealt. Ja need ongi nagu inimesed, kellega ma igapäevaselt suhtlen ja kelle järgi ma ilmselt hakkan kõige esimesena igatsema. Või noh, kelle juures mul tuleb mõte, et võiks temaga näiteks kokku saada või midagi teha. Et jah, tõesti võib-olla nagu inimesed, kes ma ei tea, kuidas sa muidu nagu sõpru leiad, kui mitte välja minna sotsialiseerudes. Et sel juhul ilmselt on kõige lihtsam suhelda nende inimestega, kellega sul ongi midagi ühist, et nagu kui me käimegi iga nädal koos trenni, siis ilmselgelt mul tegivadki seal mingid sõbrad, sest me teeme täpselt sama asja ja me jagame seda sama kogemust, et tõesti see ilmselt ongi. Kui me liigume nüüd edasi ja räägime natuke eneseületamisest ja sellisest nagu mugavustsoonist väljaastumisest, siis kuna sul on selline hästi suur kogemuste pagas loomulikult, siis ma tahaks küsida, et nagu, mis on sellised momendid ja kogemused, mis sul on olnud, kus sa oled nagu päriselt tundnud, et tead, see on nagu hirmus mu jaoks, aga ma pean selle sammu võtma ja astuma enda mugavusest välja, et siis nagu teha see asi nüüd ära ja nagu katsetada. Kas sul on midagi sihukest olnud? Kindlasti on ju päris mitmeid, aga võib-olla sihukene, mis mul kohe nagu eredalt meelde tuleb, mis on alati minu jaoks olnud, on need kodulütari võistlused, Ernake. On täpselt see võistlus, kuigi mina käisin 12-aastasena esimest korda hoopis noortekõrgaste võistlusel nimega Mini-Erna, mis on siis üle-eestiline. Ja sealt saigi nagu see nii-öelda alguse, kuigi selle jaoks siis pidi olema 14, aga mul anti mingisugune eriluba, ma ei täpselt isegi tea, keegi haigestus. Ja see oli võib-olla kõige esimene, kõige suurem eneseületus, mida ma mäletan. Et 3 päeva metsas, kõik teised tüdrukud minu tiimis olid 18-aastased ja mina olin siis selline 12-aastane väike päkapik, kes proovis sammu hoida. Et tõesti kõndisime kas 80-90 kilomeetrit selle 3 päeva, lahendasin väga palju ülesandeid ja magada väga palju ei saanud. Ja noh, nagu näha, siis see tänaseks päevaks on see minu jaoks nagu selline, et ma võin seda veel teha ja ma teeksin seda veel. See tundub väga hirmus ja kindlasti esimene kord mul oli tõesti nagu, et kuhu ma ennast segasin. Kui ma selle ära tegin, siis see saavutustunne on nagu nii suur seal lõpus. Siiamaani, ega ennem starti ma olen ikkagi närvisid tunnen, ma ei tea, kas ma ikka nagu jõuan ja suudan seda teha jälle. Ja no läbi higi ja pisarate, kui ma sinna lõppu jõuan, siis ega ma olen järgmisel aastal uuesti stardis. Võib-olla teine veel väga suur, mis nüüd hiljutine ongi just see Ameerikasse minek. Ikkagi idee sellest, et sa nüüd lendad üksinda ära aastaks ajaks ja tuled tagasi. Oli natukene hullumeelne algselt, aga kõik on hästi, ma olen kodus. Kuidas sa nagu USA-s just said nagu hakkama selle koduigatsuse ja kõige sellega, aga ma kujutan, et see võis olla nagu peamine asi, mis nagu tegelikult võib-olla hoiab mõndas inimesi mitte minemast, et nagu see saad aasta aega ära kodust eemal, su sõbrad on ka Eestis, põhimõtteliselt sa saad küll uued sõbrad seal, aga kuidagi on ikkagi see, et nagu see võib-olla ei tundu päris see, et kuidas sa nagu hoidsid kontakti ja kuidas üldse nagu? No ma ütleks, et minu lugu oli vastupidi sellele nii-öelda raamatu variandile, mida nad kõik meile kõvasti tutvustasid terve suvi läbi. Öeldakse, et vanematel ei tohiks helistada rohkem kord nädalas. Mina tõesti helistasin vanematele peaaegu iga päev peale kooli. See vahest oli lihtsalt 10-15 minutit, kui me rääkisime, aga minu jaoks kuidagi nagu hästi aitas, sest ma nagu sain aru, et nendel on kõik hästi, nemad said aru, et mul on kõik hästi ja meil nagu ei tekkinud seda, et nii hullu igatsust, vaid tekkiski see, et teda praegu ei ole siin, aga tal on kõik hästi ja see on nagu kõige olulisem. Et ma üritasingi nagu helistada ja nii-öelda samamoodi jälle see Snapchat, Instagram, ma hakkasin hästi tugevalt Instagramis jagama kogu oma kogemust, just sellepärast, et ma ütlen ära minekut, mis on mul on päris palju kaasalajaid ja läheb väga raskeks aasta jooksul kõikidel inimestel pidevalt teadnud, kuidas mul nüüd täpselt läheb. Et sellepärast ma just proovisin kõige Instagramis, et inimesed saaksid nii-öelda silma peal hoida ja tõesti väga palju kirjutati ja küsiti ja uuriti juurde ja selline ka nagu tekkis täitsa nagu suhtlus rohkem inimestega, kellega võib-olla muidu ei oleks nii-öelda meeldinud, et peaksin nüüd temaga rääkima või kirjutama. See on mega tore. Järgmisena ma tahaks küsida, et kui me võtame näiteks mõne noore, võib-olla kes kuulab siin
ja kui ta ise mõtleb ka nagu mingi asja peale, mida ta nagu tahaks teha, aga ta kardab, nagu täiega kardab. Ma arvan, me kõik oleme on seal hetkes, kus sa nagu taha midagi teha, aga lihtsalt nagu sa mõtledki üle tihtipeale, sa mõtled, mis on see halb külg, mis on see hea külg, mida sa soovitaks talle, et nagu saada nendest mõtetest üle ja kuidas lihtsalt mine tee ära see? No selles mõttes see ülemõtlemises on, nagu ma enne mainisin, ongi proovis väga hästi enda kasuks pöörata, et noh, ma ei taha öelda, ma olen oma kasupüüdlik, aga ma proovin alati asjad, mis ma enda jaoks nii-öelda halvasti välja mõtlen, pöörata enda kasuks, et tegelikult asi ei ole nii hull ja ma ei teagi, kuidagi mul on nüüd hullult tekkinud see, et noh, lähen ja teen ja mis siis ikka, et alati on, tegelikult alati on see, et ükskõik mida sa tegema lähed, igast olukorrast on väljapääs, et isegi kui sa lähed, palju inimesed kardavad avalikult esinemist, lähed ja esined, no ei tulnud välja, no tead, võib-olla saime kõik natukene naerda ja sa tulid sealt ära, natuke võib-olla kurb tõsi on see, et tegelikult inimesed ei hooli nii palju, kui me arvame, et nad hoolivad, seega kui sa satud mingisse piinlikku olukorda, siis sa tuled sealt välja, paari nädala pärast on kõik selle unustanud ja tegelikult ei olnudki vahet. Aga kindlasti, kui sa selle tegemata jätad, siis sa nii-öelda kaotad väga-väga suure võimaluse teha midagi väga imelist. Ja täpselt. Ma tunnen ise seda, et ma arvan, et see kahetsus midagi tegemata jätta on suurem kui see, kui sa päriselt teed selle ära, kuna sa saad ikkagi mingi kogemus sellest, ise kui see on halb, sa saad õppida sellest midagi. Täpselt. Ma võib-olla tunnen seda ka, et kui ma väiksem olin ja suusatama alles õppisin, nii-öelda mäes suusatama, siis suurtes mägedes on sellised kohad nagu nukid. Kui sa sinna seisma jääd ja nüüd sealt alla vaatad, siis on väga-väga hirmus. Ja see on natukene täpselt nagu, ma tunnen nagu elus, et kui sa jääd nagu vahetult ennem seda nii-öelda asja tegemist seisma, siis vaatad, tundub hullult järsk ja hullult õudne, et suure tõenäosusega kukud. Aga kui sa sealt ilusti sujuvalt edasi lähed, siis tegelikult nagu ei olnudki. Sest paljud korrad olengi seal nuki peal seisnud, varem tulnud öelda, et mis see ei ole, et see muutub ainult ilusamaks, tule nüüd. No siis lähen sealt enam-vähem niimoodi ja nad päriselt alla. Ja ma olen, see oli mingi sinine rada või, nagu see isegi ei olnud nagu midagi hullu, vaata. Siis on nagu jälle hea tunne, et tegin ära ja kõik läks tegelikult ju hästi. Tead, teinekord kukud ja ilmselt viski ja ei oleks midagi hullu. Mul tunne ka see, et kui sa nagu jätad selle asja tegemata, siis, ja kui sa kardad seda just, siis sa nagu kasvatad seda hirmu veel suuremaks ja lihtsalt tee ära see. Tee ära ja vaata, kuidas lähed. Nagu just võib-olla avaliku esinemisega on see, et su hääl väriseb, mis iganes. Aga sa tegid selle ära, järgmine kord sa lähed, sa oskad palju paremini, su hääl võib-olla väris ja sa oled nagu, sul on kõik palju parem. Ja nagu ma olen seda just perfektse näitena näinud oma väga hea sõbranna pealt, kellel nagu, ma mõtlen suvel, kui ta pidi rääkima, siis ta oli nagu täiesti vait lihtsalt on ju, et värises seal kõrval, fine on ju. Ja nüüd ta, ma ei tea kuidas, ma arvan, et ta on arenenud, aga nüüd laupäeval ta põhimõtteliselt peab hakkama nagu brainstormima ideid, nagu brainstormib ideed ära, siis esitlema neid suurele grupile. Ja et ma arvan, et ta on kindlasti mingi areng toimunud ja ma täiega ootan, et näha seda. Ja nagu ma lihtsalt nagu nii armastan näha, kui sellised näited enda nagu tuttavate pealt, kui ma lihtsalt nagu näen teise inimese arengut sealt nagu kõrvalt pealt ja see on nii tore ja nagu seda on lihtsalt nii nagu, ma ei tea, ma tunnen ennast nagu mingi ema või mingi kiiks, kes ta lihtsalt kõrvalt vaadates ma nagu yes. Ja nagu mingil määral ma saan ise panustada ka kellegi teise nagu aitamisse ja selleks, et ma olen toeks talle ja annan talle nippe. Nii et see on hästi kuidagi südamesoojendab. Ja võib-olla ka see, et ma olen ka istunud saalis ja ma olen lihtsalt, mina kunagi sellist asja teha ei julgeks. Aga mingil hetkel sai sellest see, et ma istusin seal ja mõtlesin, et no, kui mul on võimalus, ütleks, et aga teised julgevad. Miks mina ei peaks julgema? Ja nagu ma tean, et ma olen natukene võib-olla naiivne. Seega ma suudan väga hästi istuda saalis ja et ei, aga tal ei ole mitte mingit närvi. Miks minul peaks mingi närv olema? Ja ma nagu manipuleerin ennast seda uskuma, et inimestel ei olegi mingit närvi. Ja siis ma suudan ennast nii maara ustada, et siin üles minna ja fake it till you make it. Selle noorelt see päevane ega enesekindlusega ma mõjungi väga palju paremini. Et nii-öelda leida kuskilt selle enesekindlusele kõik kokku kraapida ja tõesti nagu väga palju kordadel väga hästi läinud, et ei ole nagu midagi väga õigust juhtud, mis nüüd mõelda meelde tuleks. Jaa, täpselt, see on nagu perfektne, kuna tegelikult
no just täpselt need nagu kõige hirmsamad asjad, mida sa oma peas välja mõtled, need ei juhtu enamasti. Need ei saa juhtuda ega ma ei tea, mingi maja su peal kokku ei varise, kui sa sinna sisse lähed või mis iganes. No oleneb on ju. Aga oleneb, mis majja sa sisse lähed. Aga lihtsalt elu tuleb võtta nagu rahulikult ja ma lihtsalt soovitaks kõigil lihtsalt nagu teha asi ära, kuna muidu pärast kahetad lihtsalt. Ja ma kindlasti arvan, et ma alati üritan olla hästi ettevalmistatud kõigeks. Nagu ma olen see inimene, kes paneb eelmisel õhtul koolikoti kokku ja riided valmis ja kõik selline. Ma üritan olla hästi ettevalmistatud, aga tõesti väga palju asju elus milleks ei saa ettevalmistada. Ja samuti see riiete näide, et hommikul tõusin üles, ma vaatan, et näed, tegelikult on 20 kraadi sooja. No hea küll, ma ei võta need riided, ma võtan järgmised riided. Ma nii-öelda valmistan ennast ette nii palju, kui ma suudan, aga kui mu plaan lööb kõikuma, siis ma olen õppinud aastatega, kuidas nii-öelda sellega kaasa minna. Sest ma arvan, et ma samamoodi suudan ka väga hästi selle vooluga kaasa minna. Seega kuidagi nagu ei tohi ära ihmuda, kui asi ei lähe nii nagu planeeritud, siis tegelikult sa leiadki lahenduse selles hetkes. Seega, kui sa nii-öelda väga palju ette ei mõtle, no see ongi natukene niisugune kahe otsaga asi, kui sa üldse ette ei mõtle, siis on võib-olla natuke keeruline. Aga kui sa nagu kõik asjad ette planeerid ja siis 100% selle plaani järgi minna üritad, no siis on ka natuke keeruline. Ma üritangi siin kuskil nii-öelda vahepeal keskel vaikselt nagu olla, et ma olen valmis, aga kui läheb teisiti, siis see on ka okei. Sest ma ei pea kõige jaoks olen valmistunud, et ma võingi nagu jooksvalt leida selle lahenduse. Ma olen see inimene, kes ka kunagi ei tee plaan B-d, ma mõtlen ette just selle plaan A ja mõtlen, kuidas ma selle järgi töötan. Ja kui see ei lähe nii, siis ma siis mõtlen olukorrast, okei, no mis on kõige parem asi, mida ma nüüd saan teha, teeme ära. Ja siis nagu mul on tunne, et see pettumustunne, kui sa teedki plaan A, B, C, D on ju, mitte ükski neist ei toimi, sa lihtsalt pettun pärast. Kuidagi, ja siis sa pead ikkagi leidma selle lahenduse seal olukorras, mul on tunne. Nagu need plaanid B, C, D on ju, kõik need, mis sa teed, need on ikkagi mingil määral seostatud selle plaani A-ga ja kui A juba ei töötan, siis on see, et nagu, mis nüüd saab, on ju. Kuigi ma arvan, et ma olen võib-olla natukene selline, keda mu sõbrad teavad, et kui me üritame midagi kokku leppida, siis me võime teha niimoodi, aga kui ilm on halb, võime teha nii. No selles mõttes tegelikult ja üldse vahet, siis võime vahepeal veel midagi välja mõelda ja nagu ma arvan, et inimesed on natukene ka nagu õppinud selle mul kaasa tulema, et mul ei ole nii 100%. Kuigi vahest, kui ma tõesti plaani valmis teen ja selle ikkagi nagu ära otsustan, siis ma teen selle 100% ära ka. Et sihikindlus, nii peabki olema. Ma arvan, et liigume edasi nüüd ja võtame ette vaimse tervise teema. Me rääkisime ennem sellest juba siin veidikene. Aga lähme selliseks sügavamaks, kui see on okei. Ma küsiks sult, et ma arvan, et sul on ikka mingi süga nagu natukene low-in point nagu vaimse tervise osas. See peab väga spetsiifiline olema, aga lihtsalt nagu võib-olla paari sõnaga räägi, milline süga nagu natuke madalam aeg vaimse tervise osa jaoks on sinu jaoks olnud ning kuidas sa sellest välja tulid? No mis mul nii-öelda hiljutist asjades kohe meelde tuleb, ongi selline eelmise aasta detsembrikuu, kus ma siis olingi Ameerikas ja ma jäin kohe detsembri alguses koos kogu oma vahetusperega koroonasse, ehk siis ma olin nädal aega kodus ja siis oli kohe arvestuste nädal, kus ma sain enam nii-öelda käia teha oma tööd ära ja siis oli vaheaeg. Ja mul ei olnud selleks veel sõpradega nagu nii lähedasi suhteid, et ma nendega vaheajal nii-öelda oma aega veedaks. Ehk siis tekkis see, et ma olin põhimõtteliselt kuu aega nagu kodus. Ja ekstroverdina on see väga raske. Ma saan aru, et iga introvert väga naudiks seda, aga minu jaoks oli see kohutavalt raske. Ja mul tekkiski, ilmselgelt kuna tulid jõulud ja pühad ja kõik see, siis tekkis õudne igatsus ja selline, pigem oli ka hästi keeruline. Kuidas ma sellega võib-olla toime tulin, oli see, et ma üritasin iseendale aru anda, et praegu ongi lihtsalt selline aeg. Et tegelikult, igast nii-öelda madalseisust mingi tuleb välise mäetipp. Seega, mul oli tõesti see päev, kus heal juhul, tuba oli täiesti asju, toapõrandal oli neid asjadega kaetud ja mul oli nagu esimest korda elus võib-olla see julgus, et lihtsalt istuda voodi peale ja vaadata seda filmi, sest ma just tundsin, et nagu minu sees ei ole mitte midagi, millega seda tuba ära koristada või millega minna ja teha süüa. Nagu
see lihtsalt oligi selline ja võib-olla ma proovisin, see oli ka võib-olla hetk, kui ma nagu avastasin, et ma saan iseendale anda nõu samamoodi, nagu ma annan oma sõbrannadele, sest ma arvan, et ma olen alati olnud oma sõbrannade jaoks see, kes üritab neid hästi aidata ja väga palju nõu anda. Võib-olla vahest on see natukene nende jaoks, et lihtsalt tahaksid, et neid kuulatakse, ma ei tea, võite mulle öelda, mu sõbrad. Aga ma hakkasin iseendale nõu andma, sest seal oli, mul oli kellele toetuda, aga päevas oli neid tunde, kus eestlased magasid, ameeriklased olid tööl ja kuidagi ma jäin nagu üksinda. Aga ma arvan, et ma tulingi sellest lõpuks välja nagu sellega, et enam-vähem pühad said läbi. Nagu ma mäletan, kuidas mulle vana aasta õhtul ma pidin minema nii-öelda sõpradega niisugusele vana aasta õhtu istumisele ja mul oli tõesti nagu see, et ma ei suutnud päris täpselt välja mõelda, kuidas ma sinna saan. Kuna see koht ei olnud nii lähedal ja kõik oli kuidagi hästi keeruline, siis mul nagu tekkis tunne, et ma ei saagi minna ja ma mäletan, ma tõesti nutsin enam 1,5 tundi ja mul oli nagu see, et ma tahan lihtsalt koju minna. Ja nagu mul oli nagu nii meeletult, et ma lihtsalt tahtsin koju. Kuni lõpuks mu vahetusema tuli, siis me rääkisime, et äkki ennast vanemaid näha näiteks veebruaris või kevadel või millalgi. Ja kõik see, ja nagu mingi ma saan aru, see ei olnudki nii, see oli muidugi igatsus, aga see ei olnud nagu see, et tegelikult koju minek ei olnud lahendus. See ei olnud see, mida ma tahtsin. Jah, ma tahtsin olla see väike laps, ma tahtsin olla oma vanemate ja oma pere ja oma sõprade ringis ja oma kodus. Aga see ei olnud nagu see, et ma saan aru, kui ma praegu tahaksin koju lendama, siis ma lendaksin terve aasta vahet, siis ma jõuaks võib-olla 3. jaanuariks ja siis mul oleks nagu see, et okei, mis ma edasi teen siis. Et nagu see oli võib-olla siuke paar päeva, kus oli hästi raske, aga siis nagu kuskilt hakkas nagu päike paistma ja kõik läks ilusamaks ja ma sain aru, et tegelikult ma ikkagi nagu tahan olla siin, tegelikult kõik on hästi. Et võib-olla jah, natuke tulebki nagu aega anda asjadele, et samamoodi mul tihtipeale kuidagi oktoober ja veebruar kujunevad väga keerulisteks kuudeks, kus alati on need kontrolltööd ja arvestused ja hästi palju nagu mingeid spordiasju ja kõik ja veebruaris on minu arust alati hästi palju olümpiaadi, kus ma alati üritasin käia ja see oligi nagu tõesti selline, et ma ainult õppisin ja nagu ma olen alati väga tänulik vanematel selle eest, et nad vahest saavad aru, kui ma ainult õpin ja nad nagu suudavad kuidagi mul aidata nagu vabaneda nagu ülejäänud kohustustest. Kas nad aitab vahest näiteks nad toovad selle söögi mu tuppa või nagu, kui muidu on see, miks nad nõuda oma tuppa ja nii kohe ära, siis nad nagu kuidagi on leevimad ja võib-olla viivad nad ära, siis nad saavad aru, et see ei ole nagu selle pärast, et ma ei viitsi, ma ei taha, vaid see lihtsalt sellepärast, ma nagu üritan keskenduda millegi. Ja siuksed perioodid ongi see, kus kui mul juba sõbrannad hakkavad ütlema, et rahune maha nüüd, et sa nagu põled läbi, ma ei tea, ma vist ei ole elus kunagi päris läbi põlenud, aga mul on väga palju seda öeldud, ehk siis ma arvan, et ma kompan seda kuskil piirimaal enam-vähem. Aga ma ise tean tihtipeale, et tegelikult nagu see on võib-olla niisugune kuuajane periood, kus nagu iga nädal vahetus on mingi üritus, iga päev on kontrolltöö ja olümpiaad ja ma ei tea, mis asjad veel. Ja siis nagu see kõik raugeb. Ja tihtipeale siis ma olen haig, siis natuke nagu ma ei oskagi nagu midagi teha. Paar päeva, sest ma ei oska jätta nagu puhata, ma üritan. Aga siis nagu läheb natukene nagu aega mööda ja siis ma nagu üritan jälle nagu nii-öelda aru saada, mis toimub, kus ma nagu nüüd oma elu olen, mida ma teha tahan. Ja siis läheb nagu see uus etapp nii-öelda käima. Et tõesti nagu ilmselt lähedaste toetus ja kõik see, kõik inimesed on mu ümber kuidagi hästi mõistvad. Ma ei tea, kas ma lihtsalt on mu energia see, mis tõmbub selliseid mõistvad inimesi ümber ringi või mul on lihtsalt väga vedanud. Aga jah, see kindlasti aitab, et oleks inimesi, kes ikkagi peale suurt esinemist aplodeerivad või ma ei tea, mingi võidu puhul õnnitlevad, et see on, ma tean, minu jaoks on ka väga oluline nii-öelda see, ma ei taha öelda teiste inimeste arvamus, sest ma üritan sellest lahti saada, et nagu mu jaoks ei loe enam nii palju, mida teised arvavad, aga võib-olla see teiste inimeste tunnustus. Ma küll tunnustan ennast ise, jah, üritan. Tuleb. Aga see, kui teised ikkagi ütlevad ja märkavad, et tõesti tubli olid või selline.
mul on öeldud nagu väga huvitavaid asju, mis vahest nagu, siiamaani kannan enda kaasas ja mõtlen, et vot, tema ütles mulle kunagi niimoodi ja see nagu tõesti luges. Et kindlasti öelge inimestele häid asju, ilusaid asju. Minu arust ka nagu, sa võid endale hästi palju ilusaid asju öelda ja nagu teha endale häid asju, aga kuidagi nagu kui keegi teine sulle ütleb ja teeb midagi hästi head, see jääb palju kuidagi rohkem mõjuma, see on keegi teine ja ta märkas. Võib-olla sa endale kogu aeg ütled sama asja, siis nagu okei, ma ütlen seda endale, see on tavaine. Aga kui keegi teine nüüd märkab sama asja ja ütleb seda välja, siis see on nagu maagiline tunne kuidagi. Ja nagu seda on nii tore kuulda. Ja nagu seda võiks rohkem teha. Mina arvan, et inimesed võiksid märgata teisi rohkem ja nagu ennast ja teisi. Ja nagu just pannagi tähele ja teha rohkem komplimente, lihtsalt kuidagi nagu olla olemas ja nagu spreadida positiivselt. Luua maailm, kus on kõigil mugav olla ja kus kõik tunneb ennast rõõmsamalt. Tõsi, ma kindlasti ka peale nii-öelda USA-st tagasi tulekut tunnen seda, kuidas kõik inimesed nii palju naeratasid ja sükkene hästi, hästi palju küsida, kuidas sul läheb ja selline inimesed ütlevad seal nagu täiesti suvaliselt mingi täiesti X komplimente, mis nagu ma mäletan, kuidas ma käisin mingis küünalde poes äkki, täiesti, nagu šuki täiesti suvaline juhus ja panin šukest enam välja lihtsalt püksid, mis ma leidsin jalga ja siis mingi müüja kõndis mööda ütles, et vabandage daam, teil on nii ilusad püksid. Siis nagu esimene kord mu jaoks nagu šuki asi ütles mulle aga ma nii harjusin sellega ära ja nagu mul tihtipeale nagu Eestis on ka see, et ma nagu ütlen inimestele midagi sellist ja siis inimesed vaatavad nagu, et tal on kõik nagu okei, mis toimub vaata. See ongi nagu Eesti kultuur kuidagi ei ole omastanud, see on hästi nagu, ma tea, USA-s ongi see kõik on nagu, ütlevad kõigile poes tänaval võõrastele, tšau, tere, on ju, hei, what's up. Ja nagu Eestis ei ole seda, kuna me kõik kõnnime nagu tuima näoga mööda kuidagi ja ma arvan, et ajalugu, mis iganes, kõik mõjutab seda siiski, aga ikkagi nagu sa ei pea päris poes võõral ütlema, tšau, tere, mis iganes, sul on ilusad püksid, aga nagu ma ei tea, kas või koolis on ju, teil on nagu see, jällegi, teil on see ühine asi, mitte nagu see, et sa läheb poodi ja teed mõlemad ostate piima, et oi, sul on ägedad püksid, et meil on midagi ühist, kuna me ostame täna piima. Aga nagu koolis on see, te käite samas koolis, sa võid alati midagi öelda ja minu arust seda inimese päeva kohe palju paremaks. Jaa, täpselt. Nüüd ma olen leidnud selle, et võib-olla eestlasena ma ei öelnud nagu kunagi niimoodi kellelegi, et tänaval või niimoodi. Aga ma üritangi just oma sõprade puhul märgata. Ja ma tunnen, et ka mu sõbrad hakkavad rohkem seda märkama, sest see on nii-öelda vastastikune. Kuigi eestlaste puhul tõesti vahest päris alakas, kuidas eestlased ei oska komplimente vastu võtta. Ja meil just koolis, kuna Treffneri koolis on ka selline tund nagu etiketiõpetus, siis me just seal sellest rääkisime, et kuidas ikkagi siis võiks neid komplimente vastu võtta. Ja tõesti on klassikalaste peal näha, et neid tuleb see palju paremini ja seda on väga meeldiv näha. Aga kuidas peab siis komplimente vastu võtma? No, ma ütleks ikkagi tänad. Tänad, okei. Ma nagu tihtipeale tunnen ennast ka naljakas olukorras, keegi ütleb midagi, aga nagu vahepeal need on nii. Ma ei ütleks, et imelikult komplimente, aga sellised, mida ma ei oota üldse, mis ongi nagu mingi, et ma ei tea, mida öelda selle peale, ma tänan. Ja see on kahtleval toimub. Võib-olla kõige šokeerivamad, siis sul on ütlegi lihtsalt tänan, et võib-olla sa pead natuke ennast koguma, mis ma nüüd siis ütlen täpselt. Aga mingid asjade puhul ma tunnen just, kui see ei ole nagu välimuse pihti, siis annab nagu pikemalt rääkima jääda. Võib-olla hästi tihti minu arust, kui inimene teeb komplimendi, siis tegelikult on küsimus. See on nagu mitte alati nii, aga tihti peale ütleb, näiteks peale mingi tavaline küsimus, sul läks nii hästi, nii tubli. Siis tegelikult on küsimus taga, et kas saaks sellest juurde rääkida. Minu arust see on nagu alati hästi tore, et sa ei tule nagu sellised kurjad peale. Ma lihtsalt nagu, kui ma just selle esitluse lõpetasin, siis ma tahangi sulle veel rääkida. Nagu see ei ole probleem ja mulle meeldibki, et sa nagu kuulasid ja kõike seda. Ja võib-olla seda ka veel, et kui me enne rääkisime sellest nii-öelda teiste tunnustusest, siis ma arvan, et see on minu jaoks ka üks väga tähtis asi, mis aitab mul või motiveerib mind nagu tegema kõiki asju. Sest et ma tunnen, et läbi need väga palju asju, mida ma teen, mul on võimalik teenida nii enda kui teiste nii-öelda tunnustus või see, et see ongi nagu selline, võib-olla miks ma alati üritan teha, et kui sa
päev otsa voodis vedelesid, siis ilmselt keegi ei ütle sulle pärast, et nii hästi vedeletud. Aga noh, see on samast selliseid päevi ka vahepeal vaja. Ja puhkama peab. Puhkamise ongi see, et nagu, ma ei tea, mis olen ka nagu väga aktiivne inimene. Mul ongi see, kui ma saan selle laine peale, kus ma teen hästi palju, ma ei suuda puhata, ma ei suuda istuda maha, mul on nagu raskusi õhtul magama minemisega. Sellepärast ma teengi nagu sporti, et ma saaks selle energia kuskil välja elada. Aga nagu lihtsalt ma arvan, et iga aktiivse inimese jaoks on vaja mingi periood, kus nad võtavad selle pausi ja nad nagu puhkavad päriselt, nad ei luba endal tööd teha. Nad nagu leiavad midagi muud, mida teha. Jaa, tõesti. Ja noh, selles mõttes ma olen omal nahal kogenud, et meie keha tõesti väga hästi teab, kuna me seda puhkust vajame, sest ülitihti, kui ma haigeks jäin, siis ma saan aru, et okei, no tegelikult, kui ma nüüd olen aus, siis ma olen 3 nädalat nagu rattas ringi lasknud ja ilmselt mu keha nüüd otsustas, et nüüd ongi kõik. Et kui ma olen haigeks, siis üritangi puhata ja vaadata sarju ja mis iganes. Kuigi minu püsimatuse juures ma jõuan umbes 2 päeva vaadata telekut ja siis mul on nagu selline, et palun tulge aidake mind kodust välja nüüd. Et see ka omamoodi huvitav. Aga ma üritan ka nagu iga päev teadlikult teha midagi, mis oleks nagu, et hea küll, ma puhkan natuke. Tänapäeval võib-olla natukene sotsiaalmeedia ongi nagu see, et sa lamad 20 minutit voodis peale kooli ja vaatad, ma ei tea, TikToki või Instagrami on ja, et see on nagu, see on nagu nii mõttetu tegevus, et sul tegelikult nagu, ma ütleks, et see nagu on puhkus. Aga vahest ka üritangi õhtuti, ma ei tea, mingit saaret vaadata või õnneks ma tunnen ka, et mis on hästi lahe nii-öelda harjumus või asi, me sööme perega iga õhtusöögi koos ja ma kogesin seda Ameerikas olles, minu vahetuspere ei söönud õhtusöögi koos ja kuidagi nagu see õhtusöögi koos söömine, ilmselt pool tundi läheb, kui mul nüüd väga kiire ei ole, me istume seal, me räägime, keegi otseselt nagu ei tee midagi ja see on nagu päris asjukene nagu mahalaadimine, nagu natuke puhkad, sest sa nagu ei ürita kohe midagi teha vaata. Ja see on nagu päris hea, sest sa nagu taastad oma energiavarusid samal ajal söömisega ja sa saad nagu rääkida, kuidas sul läks on ju, et minu puhul kindlasti ikkagi mu vanemad on need, kes mind kuulevad, et see on, jaa. See on hästi tore. Ma ei tea nagu, mina arvan ka, et iga inimese jaoks võiks olla iga päev mingi süke pisike asi, mis nad teevad nagu enda jaoks, mida nad nagu kuulavad oma vajadusi ja nad teevad seda, sest nad teavad, et see paneb neile hästi tundma. Olgugi see, et ma ei tea, ma lähen jalutama või mediteerin. Minu enda jaoks on võib-olla see, et ma iga õhtu üritan nagu reflekteerida oma päeva peal, tuua välja mingi mitu asja, mis olid head, mis oleks võinud olla paremini, mida ma saan homme teha paremini, näiteks mis täna ei läinud nii hästi ja võib-olla mingi päevamälestus, midagi sükest. See on hästi nagu rahustav minu jaoks, kus ma saangi nagu telefoni ära panna. Nii et ma soovitakski kõigil nagu lihtsalt leida see üks asi, mis nagu kuidagi aitab sind. Ja see peale üks võib-olla nagu iga päev täiesti erinev asi ka tegelikult. Ja selle nii-öelda asjade kirjapanemisega ma tunnen, et see tegelikult meeletult aitab. Ma nii-öelda kirjutasin iga tänulikkust ja sellist nädala eesmärke või panin nädala kirja, kuna mida teen on ja oligi vist aastaine usastamine, ma tegin seda järjepidevalt ja ma tundsingi, et nagu mu elu kvaliteet tõesti tõusis väga-väga palju tänu sellele, sest ma sain nii palju rohkem asju tehtud ja kuidagi kõik oligi nagu palju parem. Et võib-olla see on niisugune harjumus, mille võiks tagasi harjutada, et kuidagi Ameerikasse mindesse nagu jäi, sest täpselt mingil hetkel sa saad aru, et kui on väga palju, siis mingid asjad peavad kaduma. Et nagu just see prioriteet on see, et kõik ei saagi korraga ja ma üritan mitte nagu kuri olla enda peale, sellepärast, et alati on mingid asju, mõtled, et tegelikult oleks võinud teha niimoodi ka, aga ma prioritiseerisin selle hetkel midagi teist ja siis nii oli vaja, et tagantjärgi tarkus see ei vii väga kaugele. Täpselt. Minu arust on meil olnud täna väga-väga produktiivne episood, me oleme ikka nagu mega paljadest asjadest rääkinud ja ma olen mega tänulik, et sina tulid meie episoodis kaasa rääkima sellel teemal. Sest et ma arvan, et kellegi paremat ei olekski saanud siia kutsuda, sest ta on väga jutukas ja nii nagu positiivne ja ma arvan, et ka kuulajad saavad siit noppida välja igasugused nagu mõtteterasid enda jaoks. Ja nii et suur tänu sulle ja ka meie kuulajatele, kes kuulasid seda episoodi ja
näeme järgmine nädal, mitte minuga, vaid kedagi teisega. Aga järgmine nädal on ka episood. Aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Head aega!